sõbrad ja eriti mõnusat päeva. Uus päev, mõnus päev, päike paistab üle pika aja või noh, see on pikemat aega või selline hall ja täielik sügisene ilm, aga nüüd päike õnneks paistab. Pesin puhtaks enda näo, kreemitsen näo ära ja nüüd ma hakkan tegema enda rohelist mahla. Pärast seda teen hommikusöögi ja siis ma näitan teile enda päeva. Nüüd üle pika aja tagasi YouTube'is ja võtangi teid täna endaga kaasa ja näitan, milline näeb välja siis üks minu täiesti tavaline päev. Mõnusat päeva ka sulle! Mahl sai valmis ja see on tõepoolest väga maitsev mahl. Ma hakkan seda alguses tegema sellepärast, et see pidi olema hästi hea ja tervislik mahl, aga see tõepoolest maitseb ka lihtsalt väga hästi ja iga õhtu ma mõtlen juba, et hommikul saab jälle seda mahla ja siin on siis seller, spinat, roheline õun, kiivi ja natukene laimi mahla ja mahla pressist läbi ja siit tuleb selline mõnus roheline mahl. Ja sellega ma olen alustanud enda hommikut viimased aasta aega. Iga jumala hommiku on vähegi võimalik. Teen omal rohelist mahla. Nii et kui sa oled mahlasõbel, siis proovi kindlasti järgi, see on tõepoolest väga mõnus, värskendav ja maitsev mahl. Ja fun fact on see, et ma õppisin kohvi armastama või kohvi hakkas mulle meeldima kuskil, ma ei tea, 2 aastat tagasi, et ma päris pikalt kohvi ei joonud, aga nüüd kuidagi on selline osa hommikusest rutiinist, et ma saan olla täiesti ilma ka kohvita, aga see on just selline mõnus hommikune rutiin ja ma meeldib eriti kohvi juua siis, kui teen hommikusöögiks kas mingit leiba või just kuklit, et siis kohvi sobib kuidagi eriti hästi ja samuti kui ma käin kohvikus tööd tegemas, siis tavaliselt võtan ka tassi kohvi, aga sellist sõltuvust kohvist veel ei ole, aga lihtsalt jah, vahepeal maitseb ja alati piimaga kohvi, palju piima, et musta kohvi mina ei suuda juua ja alguses õppisin ka kohvi jooma võimalikult selliste magusate kohvidega, aga muidugi suhkruvad siirupid olid siis kasutusel, aga nüüd jah, kohvi piimaga on minu selline go-to kohvi ja tegelikult ma peakski minema Starbucksi ja võtma sealt ühe pumpkin spice latte, sest varsti läheb valikust välja. Ma tean, see on täiega kaloripomm, aga see on selline mõnus sügisene Starbucksi kohvi, mis on tõepoolest siis väga hea ja jõulude aeg on ju gingerbread latte, mis on jällegi minu lemmik, nii et need on 2 minu lemmikut kohvi Starbucksis. Aga nüüd ma hakkan sööma hommikusöökis, muidu see jahtub ära. Varsti avan läpaka ja siis teen tööasju, enne kui ma lähen trenni. Mõnusat päeva! Ma hakkan nüüd trenni sättima ja ma pakin kiiresti kokku enda asjad suurde ilusasse padelipotti, mis tõepoolest mahutab lihtsalt nii palju asju ja kõige esimesena käterätik ja vahetusriided, siis ka väike käterätik trenni jaoks, et oma higi siis pühkida. Siis on 2 rennetit kotis kaasas ja siis dušil käimiseks pätud ja tossud ja siis ongi asjad põhimõtteliselt kokku pakitud ja nüüd vahetan ära riided, panen sellega kohe trenniriided, et saan siis kohe minna põhimõtteliselt sooja tegema ja väljakule. Ja siis veel sokid jalga ja see põhimõtteliselt olegi valmis ja ma käin veel poest läbi, sest ma tahan nokot enne trenni ja ma ootan enda noko pakki, nii et ma lähen nüüd ostan poest noko, et õnneks mul siin lähedal poes müüakse nokot ja saan sealt siis osta kaasa ühe noko. Aga jah, põhimõtteliselt outfit on valmis, ma panen ka veel dressi, bluusi, ma ei tea, kas on vaja või ei ole, tegelikult ma arvan, seda pole vaja. Aga igaks juhuks ka see siis peale. Panen ka kõrvarõngad kõrva. Ma leidsin kusjuures endale kõrvarõnga, mida ma olen lihtsalt nii kaua aega otsinud, kuna mul on siin üleval üks kõrvaauk, siis ma tahtsin sellist kõrvarõngast, mis on tõepoolest
rõngas, aga seal oleks mingi selline rippuv asi küljes ja ma leidsin Malaga kesklinnast oma sellise kõrvarõnga, mis on tõepoolest rõngas ja sealt ripub selline tiib või selline leht, ma ei teagi, mis see on, aga see on üliäge. Selline kõrvarõngas, megatõus. Ma kusjuures kaotsin selle vahepeal ära, see kadus mul ära ja mul läks meel nii kurvaks, et ma lemmikkõrvarõngas on kadunud, aga just paar päeva hiljem ma lihtsalt leidsin seda siit magamistoast põrandalt, ma vaatasin, et oh, see kõrvarõngas on siin, nii et õnneks ma ei suutnud seda ikkagi ära kaotada. Aga nüüd ma lähen autosse ja sõidame poodi, et osta sealt üks Nocco kaasa. Let's go! Täna võtsin siis mango Nocco ja kusjuures sain eelmine eriti suure ja mõnusa uudise osaliseks, kui ma nägin, et minu lemmik Nocco Ramoneid on ka tulnud Hispaaniasse lõpuks ometi, thank God, aga minu siin kõige lähemas toidupoest kahjuks ei ole veel, et seda on ühes parelihallis, kuhu ma lähen homme mängima. Nii et tõepoolest Ramoneid on ka jõudnud lõpuks ometi ka Hispaaniasse, aga täna võtsin siis mango ja kui me Noccot joome, siis me joome ju Noccot ilmselgelt külmana, aga me joome ka Noccot kõrrega, nii et kui hea. Ja eile nägin pika aja ühte Hispaania padelitreenerit, kelle juures ma käisin siis treenimas siis kui ma Hispaaniasse tulin ja ta nägi, et ma joon Noccot kõrrega, siis ta ütles ka, et Liis, sa jood Noccot nagu next levelil kõrrega. Ma ütlesin, et jah, sul läheb veel paar aastat aega, et sa hakkad ka kõrrega Noccot jooma, kuigi ma arvan, et ta ei hakka, sest ta oli meesterahvas. Aga jah, mulle meeldib tõepoolest Noccot juua kõrrega ja mul on treenikotis, käekotis, autos alati kõrs olemas igaks juhuks. Nii et no ma joongi Noccot nii kaua, kui ma sõidan siis trenni, aga nüüd ma hakkangi jälle sõitma, siis muidu ma jään lihtsalt hiljaks. Ma loodan, et täna ummikuid ei ole, et suht kiire ajagraafik on, aga vaadake, ilm on ilus, päike paistab, palmipuud, külm Nocco, padeletrenni, mida veel elult tahta. Aga nüüd let's go trenni. Kiiresti kinni, natukene sooja ja väljapoole. Täna on trenn arvatavasti kolmekesi ehk selline grupitrenn, mis tähendab seda, et trenn on väga intensiivne, väga tõhus ja arvatavasti 1,5 tundi. Nii et 1,5 tundi saab siis väljapool nüüd higist. Ma ei tea, miks see valgus nii jamaks on. Kuidagi tundub, et valgus on nii hele. Väga kahtlane. Resti viis mu puhtad juuksed. Õnneks peale esimest trenni on veel enam-vähem seal juuksed veel lahti hoida. Aga peale teist trenni on küll suht jama. Ei saa enam juuksed lahti hoida, sest juuksed on kinni, et siis midagi nad ei hoia enam nii hästi. Lambriga nüüd eest juuksed kinni. Ja siis olengi valmis. No praegu on soeng selline, vaatame, milline soeng on siis peale trenni. Tagant ei veits kole, aga paneme klambriks tagant kole kinni. Vabas. No hello, higine trenn möödas, hallis väga midagi teha ei jõudnud, sest ma olin suht viimasel minutil hallis. See natukene soe tehtud ja siis juba väljakule. Täna on trenn selline täitsa okei. Ja kui siis padeliga on naljakas see, padel nõuab vaimselt minu meelest palju rohkem kui näiteks fitnessilavadele minek. Et padel on minu jaoks ja vaimselt nõuab suuremat tööd ja vaeva, aga see on äge, õppida jälle enda kohta miskit uut ja just seda kaudu siis areneda ka padelis. Aga nüüd tõepoolest ma sõidan koju, siis on lõunasöögi, pakin kokku tööasjad ja siis läheme kohvikusse tööd tegema. Täna on ilus ilm, õues on täiega soe, üle pika aja soe ilm
ja päike paistab. Jah, aga nüüd tagasi koju. Homme mul trenni ei ole, homme ma lähen mängima, et homme saab ka veel väljakule ja siis nädalavahetusel on ka plaan mängida või noh, mul nädalavahetusel üks põnev treening, millest ma räägin siis hiljem, aga nüüd jah, lähme sõidame koju. Oi, mis korralikud ummikud ja mitte ainult selline väike lõik, aga päris pikalt on siin ummikud. Ma ei tea, kell on praegu 15:24, neljapäev. Ma ei tea, miks sellisel kellaajal praegu ummikud on, aga igatahes jah, päris korralik ummik on ja mu kõht lihtsalt koriseb, aga õnneks mul on valmis lõunasöök, et saab siis kohe süüa, sest kui toit on kodus valmis, siis see vähendab ka seda, et ma haaraks külmkapist kohe, ma ei tea, mingi jäätise või miskit, mis ei anna mulle piisavalt energiat ja heaolu, nii et õnneks on jah, lõunasöök kodus valmis ja saab siis kodus kohe söögi visata mikrosse ja süüa, aga jah, nüüd ma istun veel siin ummikus ja vaatan, kui kaua siin läheb, aga õnneks natukene liigub juba, et tundub, et läheb kiiresti, aga vaatame. Sest jah, Google Mapsi järgi see näitas, et see ummik kestab päris pikalt. Nii et. Lõpuks ometi kodus. Kõht on lihtsalt nii tühi. Ma ei tea, miks see kaamera niimoodi nii heledaks mu teeb. I don't know. Nagu ma ütlesin, siis lõunasöök on valmis tehtud ja siin on kreemine kanapasta ja kõrvale võtan mineraalvett, nii et selle viskan nüüd mikrosse. Mida soojem, seda parem. Lõunasöök on söödud, nüüd juuksed kiiresti kinni, et sellise mega kiire fresh upi, hästi vähe meiki. Juustega viitsin midagi teha, aga ostsin omale uue jumestuskreemi ja see on kusjuures täiega hea jumestuskreem, kui on soov saada selline mega loomulik ja tagasihoidlik meik. Tegelikult ma meigin ennast väga-väga harva, aga jumestuskreemi pole ma ei tea, mis ajast kasutamas. Ma kasutasin mineraalpuudrit, aga kui ma tahtsin nüüd millegipärast jumestuskreemi, siis ma leidsin selle jumestuskreemi ja see oli mingi hea hinnaga ka veel. Mõtlesin, et ma ostan omale jumestuskreemi ja see on lihtsalt mega hea leid. Ma olen nii rahul selle jumestuskreemiga, et see lõpptulemus on tõepoolest väga loomulik, sest ma olen alati meigiga olnud pigem see, et võimalikult loomulik meik ja vaadake lihtsalt. See jätab nii mõnusa sellise särava lõpptulemuse ja põhimõtteliselt pole nähagi, et meiki on näos, mis mulle väga-väga meeldib. Nii panen lihtsalt seda, natukene kontuuri, põsepuna. Ma ei tea, kas concealerit on isegi vaja või ei ole vaja, sest näonahk on praegu üllatavalt heas seisus. Ja vist ei panegi. Ja kusjuures mu üks sõber ütles mulle nädal aega tagasi ühe komplimendi, mis mind siiamaani iga päev ajab muhelema. Ta ütles mulle, et nüüd Hispaanias olles ma olen muutunud välimuselt nagu 24-aastane jälle ja see tegi mul lihtsalt tuju kuidagi nii heaks ja tõi mulle suure naeratuse näole, et järelikult siin on tõepoolest Hispaania mõjub mulle hästi, sest see oli ju suur muutus kolida siia Hispaaniasse. Seoses sellega, kui sul on mingeid küsimusi või soovid mingit videot seoses Hispaaniaga, sest ma olen nüüd Hispaanias, kes ei ole teadnud, siis ma võin teha sellest ka video, nii et võite mulle julgelt kommentaaridesse panna küsimused teele ja ma räägin teile siis meie seiklustest siia Speini. Aga jah, lihtsalt natukene nüüd kontuurisid põsesarnade juurest ja juukse juure juurest, natuke see lõua juurde ka, mis siin pinsli pea peal on. Ja voilà, ongi valmis. Ma olen meiega väga amatöör, nii et ma teen miskit õigesti, siis ärge mind risti lööge. Ja natukene põsepuna. Rare Beauty põsepuna. Mega hea. Mega palju pigmenti, nii et sellest piisab lihtsalt väga väikesest
täpist. Ja nüüd ma proovin natukene lihtsalt siia sujuvalt sisse hajutada. Pean olema mingi statiivi jälle ostma, sest ma kolides viskasin kogemata mingi ühe jubina ära, millega ma saan kaamera statiivi külge. Ja ma lihtsalt praegu ei ole. Ma panen natukene konsiilerit. Tegelikult isegi pole vaja, sest silmaalused pole üldse tumedad. Aga noh, öeldakse, et konsiiler on selline, mida võiks panna meikides. Paneme siis konsiilerit. Ja selle aja jooksul, kui siia natukene kuivab, ma panen highlighterit. Ja siis ma olengi põhimõtteliselt valmis. Tõepoolest, minu meik 5 minti valmis. Ripsmeduši täna panema ei viitsi, sest ma ei viitsi kunagi seda ripsmeduši õhtul maha võtta. Nii et seda ripsmeduši ma ei hakka siis täna üldsegi panema. Nii, pintsliga lihtsalt see peitekreem natukene siia ja voilà, ongi valmis. Selline lihtne, loomulik väike fresh up ja nüüd ma olen valmis minema kohvikusse. Outfit of the day. Peksapüksid Zarast, Karl Hirfigeri bluus ja jalga lähevad Adi tossud. Tegelikult siis võiks täiega hästi valge topp, aga valge toppile saab panna rinnahoidjat ja siis ma ei hakka minema rinnahoidjate kaubanduskeskusesse. Nii et ma olen hoopis valge bluusi. Mulle ei meeldi üldse, kuidas see valge bluus mul seljas istus, nii et ma panin sellise pruuni topi hoopis ja see on midagi palju parem. Kuigi vahepeal tuleb kindlasti need rinnahoidja paelad siit välja, aga ma arvan, et ei ole miskit hullu. Ja alla sellised ilusad roosad tossud. Ja käekott. Hispaanias. Siin on veel minu ruut siiamaani ja siis lihtsalt mingi inimene tuleb siia. Tal on veel 2 meetrit ruumi. Tagasi kodus käisime siis tõepoolest kohvikus tööd tegemas ja siis toidupoes ja nüüd ma peangi lööma laiali toidupoe kotid. Ma näitan teile, mis me siis toidupoest ostsime, aga vaadake, kui ilus vaade on. Ma iga õhtu lihtsalt imetlen seda vaadet, mis siit avaneb. Nii ilus päikeseloojang alati. Iga õhtu on erinev, iga õhtu niimoodi, kui ilus, pole kunagi nii ilus taevas olnud ja siis järgmine õhtu on veel ilusam taevas. Nii et see vaade on lihtsalt mega ilus. Tahaks seda veel rohkem muidugi teieni tuua, aga vaadake. Mega ilus. Aga nüüd lähme lööme laiali need toidukotid, mis seal ootavad. Nii, mis me siis toidupoest ostsime? Riisikaletid ja kusjuures siin riisikalettides on ka päris palju valku. Ma pole selliseid riisikalette varem näinud, aga mul üks trennikaaslane soovitas ja nimelt on tavaliselt alati padelikotti, et kui mul on kas 2 mängu või on trenn ja mäng, siis mul on olemas mingi snäkk, tervislikum snäkk padelikotis, mida ma siis tõepoolest saan nosida ja siin on sellised mõnusad väikesed pakid, 4 pakki on siin sees. Ja just üks pakk on siis sooviportsjon, mida tõepoolest korraga süüa, nii et need on tõepoolest väga head. 100 grammis on 55 grammi süsivesikuid ja 25 grammi valku ja rasv on 3,1 grammi, ehk siis tõepoolest üllatavalt hea toiteväärtusega riisikaletid. Paneeli hommikusöögi jaoks, kiivid, 2 õuna, jällegi hommikusöögi jaoks. Siis on tulnud poodi müügile mandariinid, ostsime mandariine, siis banaani, feta juustu, spinatit, kodujuustu, piima, suhkruva ketšup, hakkliha, laimid, spinat, rohelist õuna ja ainuke asi, mida poes täna ei olnud, on seller, ehk siis hommikul ei saa kahjuks rohelist mahla vist teha, sest poes ei olnud sellerit. Ja ei saa seda mahla teha sellerita, nii et hommikul läheb see roheline mahl vist kahjuks joomata. Muna, külmutatud marjad ja kusjuures siin maksavad marjad lihtsalt väga vähe. Minu arust see pakk maksab alla 2 euro ja see on siis 300 grammi. Ma mäletan, Soomes maksid marjad päris palju. Minu arust ka Eestis maksab tegelikult
külmutatud marjad päris palju, aga siin tõepoolest me esimest korda vaatasime ka, et vau, kuidas marjad nii odavad on, et see pakk maksis minu arust alla 2 euro, äkki oli €1.90, kui ma ei eksi. Avokaado, ananassi konservi, salatit ja see on väga hea salat, Ameerika jääsalat, minu arust mõnus mahlane magus salat, ananassi mahl, pole minu jaoks, piima, kohvi, toidukoor, kanafilee, siis siin on tomatikaste, tegelikult see on selline salsa, aga ma panen see natukene, kui ma teen kas hakklihakastet ja makarone, siis ma panen natukene tomatikastet ja siis toidukoort, ehk siis saab siis mõnusa kooslusega kastme makaronide jaoks ja siis natukene selliseid suhkruvaba eukalüpti lutsukaid. Üldine toidukoort näeb välja alati meil selline, nagu ma ütlesin ka, siis puudu on seller, mida poes nüüd ei olnud. Ja kodus meil on mingid asjad olemas, aga jah, üldpilt on selline. Nüüd ma viskan asjad külmkappi ja kappi, vahetan kuduriided selga ja siis hakkan tegema õhtusööki. Täna arvatavasti õhtusöögiks on salat, mis on väga-väga hea. Nii et jah, toidukoos käimine ka check. Kuna kaubanduskeskus oli ka Primark, siis ma käisin ka Primarkist läbi, sest mul oli vaja selliseid mõnusaid, koduseid, natukene pidžaama moodi pikki pükse ja neid ma käisin otsima, siis mul oli väga uut läpaka kotti ja õnneks need ka ma leidsin endale ja ma näitan, mida ma siis Primarkist endale ostsin. Ma ostsin sellised mõnusad püksid, sellised pidžaama moodi püksid S-suuruses, sellised mõnusad püksid, millega siis kodus hea ringi tatsata ja need maksid 14 eurot. Sest enamus Primarki neid pikki pidžaamapükse on sellised natukene ebameeldivast materjalist, mis on sellised mitte väga venivad, aga need tundusid sellised mõnusad pehmed, muidugi pole venivad, aga materjal on hoopis teine ja noh, tegelikult on mingi natukene roosakamaid, aga need on ainukesed, mis ma leidsin, mis olid sellised mõnusast materjalist ja sinna juurde ostsin sellise mega armsa pikkade käistega pluusi, selline väikeste lilledega, selline mega ilus pluus ja see maksis 12 eurot. Sest noh, sügis on ju varsti kohe-kohe ka siin käes ja õhtud muud natukene jahedamaks või hommikud, siis on hea, kui on sellised mõnusad kõusid riided seljas ja siis ostsin sellised pikad sokid, mega mõnusad pehmed ja siin on kirjas ka Cozy Socks ja kusjuures ma olen inimene, kes magab tavaliselt sokkidega, eriti sügisel ja talvel, sest mulle meeldib, kui mul on varbad soojas ja ostsin siis sellised ilusad heleroosad ja beežid sokid ja need maksid 5 eurot. Ja siis ostsin omale läpaka jaoks koti. Selline mõnus lilla kott, see oli ka selline erkroosa, aga ma ütlesin, et see natukene rohkem tagasihoidlikum, selline läpaka kott ka ja see maksis kõigest 8 eurot. Nii et natukene ka miskit muud kui ainult toiduasju. Aga jah, Primark on mõnus koht, kus osta selliseid igapäevaseid asju, et saab nii hea hinnaga ja minu arust kvaliteet on ka nagu üllatavalt hea, pole mitte miskit hullu. Nii et Primark on tõepoolest selline mõnus pood, aga samas on nagu ohtlik minna, et sul polegi midagi vaja. Üks asi viib teiseni ja siis ongi ostetud mitu asja, mida tegelikult võib-olla ei olegi vaja, aga õnneks neid asju mul oli tõepoolest vaja. Nii et ja ma pärast proovin need selga ka, kõigepealt pesen puhtaks, enne kui ma hakkan kasutama ja siis on mõnus nendega sügisõhtutel või sügishommikutel ringi tatsata. Õhtusöök. Hunnik salatit, see tundub täiega suur, aga siin on palju salatilehti, mega hea ja maitsev salat. Kell on saanud vahepeal 10, ma hakkan tegema oma õhtust näohooldusrutiini. Samal ajal vaatan panelit. Praegu mängivad tüübid, kes käivad meie hallis trennis. Jäägu siis hispaanlased lihtsalt elavad kaasa ja lasevad nii palju energiat väljakul välja endast, et nii äge vaadata. Aga ma pesen näo puhtaks ja siis kreemitan, panen seerumeid ja siis voodisse. Varan ma natukene vaatan veel panelit ja siis vaikselt magama. Aga jah, tegelikult päevad ongi suhteliselt samasugused või noh, päeval ongi tööasju, trenn või trennid või mäng. Nii need päevad siis mööduvad ja mulle endale täiega meeldivad mu praegused rutiinid, mis mul on. Et kuidagi nii
nii mõnusad ja leidnud just ka siin olles endale omad rutiinid, sest ma olen inimene, kellel meeldib olla rutiinides. Mulle meeldib, kui ma tean, mis kunagi juhtub. Nii et rutiinid on lihtsalt best. Nii mõnus tunne. Kui saab õhtul näonaha puhtaks ja tunne, et näonahk lihtsalt hingab. Põnev mäng on. Vasak käele, hea löök. Kui nägu on puhtaks pestud, ära kuivatatud, siis ma panen toonikut ja ma kasutan seda toonikut praegu õhtuti. Päeval ma panen või hommikul panen teist, õhtul seda niisutavalt. Ja siis õhtuti panen ka näonahale retinoli. Retinoli ma hakkan kasutama nüüd äkki 1,5 aastat tagasi. Et see pidi ka olema hea näonahale, eriti just õhtul panna. Näohoolduse kohta on ka nii palju erinevaid variante, mis tooteid kuna panna, kui tihti panna ja nii edasi. Aga ma arvan just leida enda jaoks see mõnus viis ja tooted, mida siis tõepoolest kasutada. Ja siis ma panen siia ülahuule peale sellist seerumit, mis on siis mõeldud pigmendi jaoks, sest mul tekib siia ülahuule üles tugevam pigment. Õnneks nüüd päike pole nii agressiivne, et see pigment on natukene väiksemaks jäänud, aga mind ennast see häirib ja midagi teha ei saa ju, et ma ei saa seda piirkonda täiesti päikse käest ka ära varjata, sest Hispaanias elan, siis siin ikkagi päikest nagu on. Aga jah, seda seerumit ma olen kasutanud 1,5 kuud äkki ja ta on päris hea olnud, et on aidanud. Ja siis natukene silmaümbruskreemi. Mulle endale meeldib just võtta see mõnus hetk enda jaoks teha õhtul rahulikult see näohooldus. Et see on selline väike nagu spa hetk oleks. Ja siis ma panen lihtsalt näokreemi või öökreemi ja see on siis selline öökreem, mille ma ostsin nüüd 3 päeva tagasi. See tundus päris hea ja peale paari päeva, kui ma seda kasutanud, et tundub, et sobib minu näonahale hästi, et näonahk on selline mõnus hommikul, kui ma ärkan. Jah, nüüd on nägu puhas ja näonahk on praegu väga mõnus, pehme, sile ja tundub, et on ka hästi niisutatud. Tegelikult ma kartsin, kui ma siia kolisin, et näonahk muutub hästi kuivaks, sest päike on ikkagi väga agressiivne ja väga tugev, eriti just suvel. Aga näonahk on siin isegi kusjuures natukene võib-olla paremaks muutunud, et ainult ongi see pigment siin üle huule peal, aga muidu tundub, et näonahk on tõepoolest väga mõnus. Nüüd ongi juhtused näohoolduse rutiinid tehtud, hambad pestud, panen veel juuksed kinni, siidispatsigummiga muidugi ja siidispatsigum on Linalakka poest, ülihea juustele just ööseks, mulle meeldib ja ongi aeg minna magama. Ma loodan, et sulle meeldis tänane vlog, nägi natukene minu päeva ja ma loodan, et sul on hea meel, et ma proovin teha rohkem videosid ka siia YouTube'i maailma. Ja kui sul on mingeid videosoove mingitel teemadel, siis anna kommentaaridesse teada. Ma vaatan kõik kommentaarid üle ja teen endast parima, et kõik soovid saaks ka täidetud. Aga ma soovin sulle eriti mõnusat päeva ja kohtume juba varsti. Tšau!